Tere! Olen Raido Puust ja selles videos räägime põgusalt IFC faili valideerimisest ja seda silla viadukti näitel. Vaata ka eelmist näidet, mis käsitles hoonet, kuna kõiki tegevusi, mis olemuselt ühed ja samad, siin kordama ei hakka. Pane tähele, et osaliselt puudutame ka lähtetarkvarasid, milles IFC eksportimise seadeid vaja tuunida. Alustame! Tere, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt IFC valideerimise põhimõtteid Bonsai-Beam tarkvaras. Aga nüüd siis olukorras, kus meil see IFC genereeritakse näiteks Autodesk Civil 3D tarkvaras. Ja pöörame tähelepanu ka Civil 3D'le põgusalt, kuidas seal siis praegusel hetkel IFC 4.3 versiooni saab genereerida ja mismoodi see siis meil siin Bonsai-Beamis välja paistab. Muidugi kõik need põhimõtted, mida ja kuidas me IFC faili valideerime, et need jäävad siin videos tegelikult samaks, mida oleme vaadanud ka varasemas videoseerias, nii et tasub esmalt ka varasemat videot vaadata, kus siis Autodesk Revitit kasutasime, kus kasutasime tegelikult nii hoonemudelit kui ka sillamudelit. Ja siin mul on täpselt sama sillamudel nüüd Autodesk Civil 3D'st eksporditud IFC 4.3. No kui räägime näiteks georefereerimisest, siis tüüpselt Autodesk Civil 3D's me projekteerime alati tegelikus koordinaadis. Ja kuna see on hetkel siin selline pisike silla mullaaž projektikena, siis kontrollides siin need koordinaadid CAD-i põhises tarkvaras, AutoCAD, selle pealisehitused, Civil 3D, AutoCAD Architecture, jooksevad mul siin all nurgas ka, nii et ma näen tõesti tuttavaid koordinaate, mis vastavad Eesti koordinaatsüsteemile. Aga muidugi siin Civil 3D's ma saan ka neid projekte siis koordinaatsüsteemidega määratleda, et olla kindel siis ühilduvuses, nii et Eesti koordinaatsüsteem siin markeeritud. Ja tuleb ta ikka settings ja parem klikk siin nime peal edit drawing settings. Pöörame nüüd aga tähelepanu IFC eksportimisele ja seda siis IFC 4.3 tähenduses. Ja selleks me kasutame hetkel on mul siis 2026 versioon, me kasutame add-ins ja lisapluginat, mis siis kaasab mulle paani IFC infrastructure ja saaksin siit eksportida vaikeseadetega export to IFC. Samas üldjuhul need vaikeseaded alati ei tööta. Kindlasti tuleks nüüd üle kontrollida, kas siis näiteks esmase IFC genereerimise käigus valideerides näiteks IFC vaaturis leida need põhiveakohad, võib-olla valesti mappingud, võib-olla just nimelt, et liiga palju on eksporditud IFC üldisesse klassi, proxy klassi. Nii et siin Civil 3D's meil need seaded käivad hetkel sellistes tekstifailides, sisuliselt tekstifailides. Kui ma klikin siin IFC infrastructure, siis ma näen save config ja save mapping. Ja salvestangi need kaks faili enda arvutisse ja täpselt samasse kohta, kus mul on ka see minu DVG. Või mis tahes DVG, millest ma tahan siis IFC 4.3 luua. Kui ma seda ei tee, siis kasutatakse vaikimisi seadeid ja need vaikimisi seaded või need samad failid asuvad siis üldises kataloogis, millele Civil 3D pääseb ligi. Samas, kui need failid leitakse selle DVG juure tasandilt, siis kasutatakse neid sätteid. Ja seeläbi me saame tegelikult ka mõjutada näiteks projekti tüübist lähtuvalt neid sätete komplekte ja kaasata siis vastavalt projekti iseloomule. Seega, kui ma olen need kaks faili salvestanud, siis tekivad kaks JSON faili, configuration ja mapping, ja saan neid avada mõnes kas või tekstiredaktoris, Notepad. Minul on siin ka Notepad++, tasuta tarkvara installeeritud natukese visuaalsem, nii et avan neid selles, aga võiksin kasutada ka tavalist Notepadi, mis Windowsiga kaasa tuleb. Teen selle faili lahti ja seejärel näen põhisätteid. No siin põhisätetest vast pööramegi tähelepanu IFC versioonile. Ma näen, millised IFC versioonid on selle plugina kaudu toetatud. Ma ei näe siin 2.3 näiteks. 2.3 eksportimiseks ma kasutaks lihtsalt tavalist IFC eksportimise käsku. Aga IFC 4.3 jaoks siis jah,
just seda kasutajaliidest ja sõna otseses mõttes pean ma lisama siis siia nüüd selle IFC versiooni. Selle teksti lihtsalt kopeerin siia samamoodi jutumärkide vahele. Koordineerimise tähenduses on üks omadus veel oluline, mis vaikimisi võib olla false sättes. See on see. Project Basepoint on root placement, et see peaks olema true peal. Kui ma kerin veidi allapoole, siis ma näen ka enda facility, IFC facility määrangut. Nii et meenutusena IFC facility võib olla näiteks IFC building, IFC road, IFC railway, aga antud juhul on siis selleks hoopis IFC bridge. Nii et oluline siinkohal ära muuta. Ja kui ma neid muudatusi teen, siis muidugi tuleb need salvestada ja seejärel sulgen faili. Teine oluline fail on IFC infra export mappings. Teen ka selle siin lahti. Nüüd selle faili näol on tegemist üsna mahuka failiga ridade arvu mõttes, mistõttu selleks, et paremini aimu saada nendest erinevatest sektsioonidest, ma saan Notepad++ juures kasutada siin neid sulgemise märke, et need erinevad sektsioonid sulgeda, koondada sisuliselt ja keskendume siin vast mõnele olulisemale sektsioonile, mida me ka sõna otseses mõttes soovime redigeerida. Ja näiteks on MapCAD layer name. Kui ma selle avan, siis ma tegelikult näen AutoCADi põhist kihtide nimetuse struktuuri. Ja muidugi, kuna mul on hetkel kasutusel Civil 3D, siis on siin Civili vaikimisi kihistruktuur, mis on tegelikult aia kihtide nimetus. Kui mul on enda projektis oma enda projekti mall kasutusel oma enda kihi nimed, siis ma pean muidugi jälgima, et siis need seosed, mida ma teen IFC eksportimiseks, jälgiksid siis minu ette antud kihi nimetusi. Teisisõnu, kui ma korraks vaatan Civilit uuesti ja valin näiteks siit kaldasamba, siis ma näen, et see paikneb mul kihil C bridge abutment. No, bridge kui lühendatult, jah. Samas, kui ma võtan siit mõne teise elemendi, näiteks tala, siis näen, et see on C bridge kööde. Ja sarnaselt ma peaksin siis teadma, millised komponendi elemendid on mul kasutusel ja tagama, et need eksporditakse õige IFC klassiga, soovitud IFC klassiga. Seega tagasi oma IFC infra export mapping JSON faili ja kui ma siin nüüd scrollin või otsin näiteks neid näidatud kihte, C ja bridge abutment, siis ma näengi, et mul on tehtud seosed IFC wall ja tüüp retaining wall. Nii et see IFC export as warming eeldabki mul, et kõigepealt on see peaklass, põhiklass ja juhul kui ma tahan markeerida ka tüüpi, siis see tuleb mul punkt ja tüübi nimetus. Nii et need on need vaikimisi nüüd tüübid IFC struktuuris. Aga meenutusena on võimalik ka panna siis user defined. Sarnaselt ka näiteks sillaplaat, siin ma näiteks tüüpi ei määra, aluskonstruktsioon, ka talad, postid, sambad, et on siis määratud. Sarnaselt sellele, mida ma tegelikult näitasin ka Reviti näites. Et sõltumata ju tarkvarast me peame suutma tagada sama struktuuri. Et a la kui üks sillaprojekt on ühes tarkvaras, eksporditakse IFC, teine teises tarkvaras eksporditakse IFC-sse, siis IFC vaaturis peavad nad omama samaväärset struktuuri ja ka IFC klassid peaksid olema samaväärselt määratletud. Meie näites on see sild imporditud tegelikult InfraWorks tarkvarast ja sellel sillal on tegelikult siis ka parameetrilised omadused. Et me ei ole seda siin Civilis modelleerinud, selleks puudub ka võimalus, aga meil on võimalik näha neid parameetreid. Mistõttu on ka oluline aru saada, et millised omaduste grupid, omadused liiguvad siis IFC-sse. Kindlasti ma ei soovi liigseid, sest see teeb mul IFC vaatamise väga ajamahukaks. Ja Civil 3D näitel ma saan neid omaduse gruppe seadistada ühelt poolt define property sets alt. Ma näen, et mul on siin kasutusel tuttav omaduste grupi nimetus ja selle all siis omadused. Aga ma näen, et siin on ka teisi omaduse gruppe, mis on siis tegelikult tulnudki InfraWorksist üle. Et neid, mida me saame ka nimetada kasutajapõhiseks omaduste grupiks või tarkvarapõhisteks omaduste grupiks,
Neid ma kindlasti eksportida ei taha. Kui on selleks väga konkreetne vajadus, siis muidugi võib. Aga hetkel seda vajadust ei ole. Ja seega, kui ma mõne elemendi olen valinud ja liigun näiteks siin Properties paletile Extended Data, siis ma näen, millised omaduse grupid on elementidele kaasatud. Kui ma näen, et siit on midagi puudu, saan lisada, klikkides siin all Add Property Set. Ma näen, et tegelikult pakutaksegi mulle neid lisa omaduse gruppe, mis seostuvad kaldasambaga, aga hetkel ma võtan cancel. Ja kui ma vastupidi sooviksin mõned omaduse grupid siit eemaldada, siis kasutan Remove Property Set. Ja jällegi näen ma siis hetkel, millised ma saan eemaldada. No 2 tükki mul on, neid 2 ma eemaldada saangi. Kui ühtegi property seti ei ole kaasatud, siis ma saangi kasutada seda Add Property Set sarnastel elementidele ka korraga. Ja kuna meil on tegemist tegelikult üldise omaduse grupiga, mis kehtib enamikele komponentidele, siis on seda väga lihtne kaasata. Nii et kuna meil see sild on tulnud Infraworks tarkvarast, siis võib meil eksisteerida veel ka lisasektsioone, lisavõimalusi, näiteks Bridge Structure Components, kus mul on tegelikult need samad põhikomponendid olemas, mida silla juures tüüpselt kasutatakse. Aga ma pean olema veendunud, et kui ma seda struktuuri elementi kasutan, et siis sellisel juhul see on ka toetatud minu IFC vaaturis. Ja veel kord see IFC Bridge Path ja ainult läbi selle struktuuri markeerimine, et kas meil on tegemist sillaplaadiga, kaldasambaga või talaga näiteks, ei ole võib-olla kõige parem variant IFC vaaturis spatial struktuuris. Et see, mida ma varasemalt näitasin, kus meil on postid talad, plaadid, võiks olla lihtsamini jälgitav. Nii et kui ma olen siin nende muudatustega lõpetanud, ma salvestan selle muidugi, sulgen faili ja seejärel juba saan eksportida IFC korrigeeritud seadetega. Ja see tulemus on hetkel näha ka siin Bonsaibeam vaates. Aga edastes videotes me võtame ka võib-olla mõne sellise näite, mida me konkreetselt Civil 3Ds projekteerime, näiteks sõidutee ja selle tüüpsed komponendid. Sarnaselt saame kontrollida mis tahes IFC faili ja seda sõltumata, mis ehitist see parasjagu esitab. Kui soovid aga näha videot, milles ehk mõni teine ehitise tüüp käsitlust leiaks, anna sellest teada kommentaarina. Aitäh vaatamast ja järgmiste videoteni!